pigem on üsna palju muutunud sellega seoses. Aga ma ei ütleks, et nagu negatiivses mõttes, vaid pigem ennem lapsi ma tegin ka muusikat ja aga suurimad läbimurded tegelikult tulid just siis, kui mul juba esimene laps oli aastane. Et Bambusest laev näiteks, see mu esimene suurem hitt tuli just siis välja, kui mu esimene laps oli aastane. Et võib-olla see on nagu see, et lapsed panevad sind elu nagu kuidagi reaalsus nagu tuleb kohale, et varem ma võin mõelda, et mul on nagu aega, maa ja ilm otsida seda perfektset vibe'i ja siis ma rohkem nagu katsetangi muusikas ka ja lihtsalt nagu teen seda ja teist ja jämmin ja otsin midagi, aga siis, kui sul on laps, siis sa nagu aega on nii vähe ja sa üritad nagu midagi ära teha, et oleks midagi valmis või ma ei oska seda hästi seletada, aga jah, kuidagi lapsed on pannud mind nagu rohkem asju valmis tegema. See on ka mingi mõte, mida ma olen nüüd viimaste aastate jooksul järjest rohkem mõelnud, et no rääkides näiteks hittidest või asjadest, et noh, kunagi ma ikkagi tulihingeliselt vihkasin kõike, mis oli hitt või mainstream või noh, siuke üldpopulaarne on ju. Aga nüüd ma olen õppinud ja seda rohkem hindama ja tihtipeale ma saangi aru, et tihtipeale on nii-öelda kommertslikult edukate artistide saladus on see, et nad teevadki asjad lõpuni ära, et nad teevad lihtsalt mingi asja valmis ja see juba nagu töötab on ju. Ja, et on küll, eks hittide seas on ka häid lugusid. Ei, muidugi, see ongi jah, mind on pannud jah see mainstreami nagu hindama, et noh, ja üks teine põhjus on see muidugi, et kui nii paljudele inimestele see meeldib, siis midagi seal peab olema, on ju, et miski asi nagu peab seal hea olema. Kuigi mõne asja puhul mul on küll väga raske aru saada, mida seal on nagu. No muidugi jah, siukseid on ka jah. Top 40 mingit rahvusvahelist charti vaadates või, et ma ei jõua kohale nagu, Aga kas see laste saamine, kas see praktilisus jõuab, ma ei tea, mingisuguse finants mõttes jõuab ka kohale, et nüüd sul on lihtsalt, sa pead nagu vastutama, noh, ise jääd ikka ellu, aga siis sa pead nagu vastutama beebide eest, nagu rahaliselt ka. Ja kindlasti, kuigi noh, ma selles mõttes olen suht nagu nahaalne alati olnud, et tegelikult ma olin vist mingisugune 22 või 23, kui ma ikka veel ei olnud päevagi töötanud, vaid ainult nagu vanemate kulul elanud. Aga noh, sel ajal ma tegin nii palju psühhedeelikume, et mu meelest oli see fine. Ma tundsin, et nagu ma oma tripidega teen maailmale nii suure teene, et see on täiesti fine, kui ma vanemate kulul elan. Ja natuke on mul seda siiamaani, aga et otseselt ma ei ürita nagu rikkaks saada. Või ma tahaksin, aga ma ei tea, kuidas. Ma enamasti tuleme nagu napp-napilt ots-otsaga kokku, et erilisest majanduslikust kindlusest nagu ei saa rääkida, aga mul on nagu suva sellest ka. Ma mõtlengi, et võib-olla siit tuletada mingisugust siukest mõtet, et võib-olla kui nagu esmapilgul tundub, et laste saamine siuke praktiline tegevus võib-olla nagu tapab veits loomingulisust või sul ei ole nii palju aega keskenduda ja otsida mingit sounda ja asju, et siis et võib-olla veits sügavamal vaatlemisel tundubki, et võib-olla see hoopis tugevdab ja annab nagu hoo sellele sisse, sest sul ongi mingisugune nagu kas või mingisugune surve taga, et sa pead midagi ära tegema. Jah, ütleme, et esialgu muidugi ei olnud veel seda, et ma muusikaga nagu teeniksin midagi, et võib-olla Bambusest laev oli mingisugune 2 aastat väljas olnud või aasta või mis ta oli, kui tuli see Parmupilli hullus välja ja siis alles nagu alates Parmupilli hullusest tegelikult hakkasin ma muusikaga reaalselt nagu elatist teenima. Et ennem seda ma ei kujutanud ettegi, et see võiks mul mingi sissetuleku allikas olla, ma tegin seda lihtsalt, sest mulle nii väga meeldis teha seda. Aga kuidas üldse Eesti tänapäeva see muusika kui elatusallikas on, et see ilmselt põhiliselt on siis esinemistel käimine? Ja esinemistel käimine. Ütleme nii, et hästi mõnus töö on selles mõttes, et ma saan teha seda, mis mulle meeldib ja olen viimased 7-8 aastat nagu elanud sellega, kuigi tuleb täpsustada, et mu korter jäi mulle nagu vanematelt, nii et
selles mõttes olen ma ikkagi nagu veidike petukoodidega seda mängu mänginud, et kui ma peaksin ise omale maksma korteri laenu või üüri, siis ma ei tea, kas ma saaksingi niimoodi hakkama. Aga kuna korter on vanematelt, siis nagu kulusid on vähe ja on hakkama saanud enam-vähem. Ja mina olen veel ju suhteliselt nagu alternatiivne artist, et ma kujutan ette, et kes on minust mingisugune 3 korda, 4 korda populaarsem, siis tal on üsna hea elu nagu. Et ta võib endale võib-olla korteri kosta siis. Ja, et ma arvan küll. Eesti Esu.